natsionaalsotsialism ehk natsism ehk rahvussotsialism. Natsionalismis oli erakordselt tähtis rahvus. Rahvuskultuur ja keel pidi saama eelisarendatud ning igal rahval oli õigus oma kultuurile ja oma keelele. Tähtsal kohal oli ka revolutsioon. Seda arvati, et see on justkui rahvusriigi loomise vahend. Natsionaalsotsialism sündis ühes väga huvitavas riigis nimega Saksamaa pärast Versailles lepingut, kui kogu maailm oli majanduskriisis, ehk lihtsamalt öeldes pärast esimest maailmasõda. Väiksemaid liikumisi oli mitmeid, kuid üks oli nendest tähtsam ja silmapaistvam. Saksa tööliste erakond. Sellel oli mitmeid juhte, kuid üks, kes oli erakordselt tähtis. Natsionaalsotsialism on midagi palju enamat kui erakond. See ei ole lihtsalt valitsemise vorm, vaid üldine või ülemfilosoofia. See on rassism. See on bioloogia pandud praktikasse rahvussotsiaalsel tasemel. Natsionaalsotsialistlik riik on ühendatud läbi vere, pinnase ja läbi tundumuse. Natsionaalsotsialismi riigis pole valimis populaarsed, kuna nad toodavad harva head ja tugevat juhti. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Tahe, karakter, võimekus. See iseloomustab meie juhti, natsionaalsotsialismi riigi juhti. Võim kuulub kõik ühele. Temal laskub kogu vastutus. Kõik otsused ja valikud, kõik ühe inimese teha. Tema teab kindlasti, mis on õige. Me soovime suuremat laste toetust. Ei, te soovite, et riik toetaks sõjaväge. Teil on õigus, me juht. Me soovime tõesti, et riik toetaks sõjaväge. Suurim natsionaalsotsialismi kangelane, meie Hitler, pidi võitlema kõikide vabade riikide vastu. Tema rännakutel toetamas teda vaid käputäis kaaslasi. Hitleri võitlused, tema vastas seismas juudid, homoseksuaalsed, mustanahalised, füüsilise või vaimse puudega isikud, Jehoova tunnistajad ja üle 20 riigi. Was haben wir los? Natsionaalsotsialismi riigi majandus on hämmastav. Riik tagab majanduse ja majanduskasvu, esmatarvete hindade riiklik reguleerimine, riigi kontrolli all olevad ettevõtted, intressiorjuse keelustamine, põllumajanduse kaitse, tööliste ja tööandjate koondamine ametiühinguteks, eksporditava kauba jälgimine, valvamine. Ja siin on meie noor kooliõpilane joonistamas alkaani molekuli. Saksamaa panustab haridusse. Hetkel Eestis ei ole natsionaalsotsialismikut erakonda või valitsemist, kuid eks me kõik loodame oma sisemas endas, et üks päev on ka meil oma juht, kes teab kõike ja keda kõik kuulavad, kellel on alati õigus. Väiksemaid liikumisi oli mitmeid, kuid üks oli teistest tähtsam. Väiketööliste erakond. Saksa tööliste erakond. Väiksemaid liikumisi oli mitmeid, kuid üks oli nendest tähtsam. Saksa töölise erakond. Väiksemaid liikumisi oli mitmeid,
kurat! Väiksemaid liikumisi oli mitmeid, kuid üks oli neist kõige tähtsam ja silmapaistvam. Saksa tööliserakond. Nii. Väiksemaid liikumisi oli mitmeid, kuid üks oli nendest kõige silmapaistvam ja väiksemaid erakondi.